tere kaunist esmaspäeva hommikut. Ma mõtlesin, et tuleb taaskord jälle mingi selline täiesti suvaline nädalavlog. Ma üritan meeles hoida filmida, sest et ma eelmine nädal proovisin ka mingit vlogi teha, aga ma unustasingi nagu mingitel päevadel üldse filmida. Ja just neid ägedaid tegevusi, et sellel ei olnud väga pointi. Aga ma proovin see nädal siis parandada, kuigi mu see nädal reaalselt pole nagu väga midagi huvitavat plaanis, siis äkki teil meeldib selline mõnus kodune olemine. Praegu on kell 8:31 esmaspäev. Kiirelt teen endale matša ja siis ma lähen võtan Robini ette peale. Robini viin kooli ja siis ettega ma pidin minema laulupesse täna. Ja siis ega rohkem praegu midagi plaanis pole, tööd on vaja teha. Ja saadin matša ära, siis ma mõtlesin, mul on suht kiire, et ma söön oma kodujuust hommikusöögiks ja siis lõikan kiivi pooleks ja söön kiiviga ära. Aga jah. Ja saad aru, ma läksin eelõhtul poodi piima järgi peale trenni. Väsin niigi ei viitsi minna, mõtlesin, okei, davai, ma lähen. Ja tulin poest kõige muuga peale, mis te arvate, mille? Piima, nii et ma praegu kasutan nagu ainult seda Berbeli milkshake'i. Ta on nagu hea, ma vahepeal kasutada niisama ka matša sees, aga ma tavaliselt panen piima juurde, et seda maitset veidike mahandaks, ta on suht intensiivne ja selline magus. Kõik küsis, et mis matša mina kasutan Instagramis mul ja näitan teile. Ma sain selle Kaubamajast. Mingi muja. Ja seal on minu meelest 3, seal on üks on mingi daily, siis on see traditional ja siis on sellest mingi premium. Aga ma ei ole raatsin seda premiumit ostas, ta mingi 23 eurot äkki. Nii et ma võtan selle keskmise tavaliselt ja mul on nagu maitse poolest, mul ei ole tal mingid etteheiti otsuseid. Nii et jah, minu meelest ei tšok. Proovime, kuidas mu matša tuli. Lõhnab vaniliselt. Ma pole nagu ainult Berbel siis shake'iga seda teinud, ma olen alati piima lisanud juurde, et oleks nagu mahedam. Ja täitsa okei. Nagu ta ei olegi liiga magus. Matša nagu tasakaalustab ta ära minu meelest see mõrkus ja see nagu selle magususe. Päris hea. Ja ma söön kiirelt kodu just ära ja siis kiivid ka ja siis panen ruturiidesse ja lähen lastele järgi. Mida? Putru sõin. Või mis sa ütlesid? Meil on nüüd laulupesas käidud. Selline mõnus pooltunnikest oli see asi tal. Ja nüüd on kell 9:54. Kella 10 minu meelest tehakse poed lahti. Nii et ma pean korraks käima Cold Time'is ära. Ja siis lähme koju. Sest et mul on hakata tööasju tegema vaikselt. Ja ma tahaks minna vist jõusaali täna. Kuidagi on selline tunne, et mingit trenni võiks teha, kuigi mul on jalad nagu suhteliselt kanged eilsest, aga noh, mis seal ikka igatahes. Jah, ma nüüd hakkan sõitma siis linna poole. Ma olen nüüd jõudnud Kaubamajja, lähme viime ehted ära. Ma hakkan kohe tegelikult endale putru tegema, sest et ma ei jõudnud seda kodujuust hommikul niimoodi ära süüa, et mul reaalselt nagu oleks see lugenud justkui hommikusöögi toidukorrana. Nii et ma mõtlesin, ma teen midagi, mis nii-öelda hoiab kõhu päris pikalt täis. On selline natukene täisväärtuslik toit. Igatahes ma mõtlesin praegu, et ma enne kui ma hakkan üldse midagi tegema, ma näitan teile, mis mu emme tõi mulle. Nii arvas, ma ei ootanud üldse midagi, et ta nagu mulle toob. Aga jah, see oli vist selle eest, ma Robiniga mäe peal käisin siis ja tema sõbraga. Kuna munadepühad on lähenemas, Silver reast ütles, et munadepühad on ta üks lemmikuid pühasid üldse. I have no idea miks. Aga selles nagu munadepühad on toredad, aga ma ei ole kuidagi nii meeletult neid tähistanud või ma ei ole, või minu meelest nagu veits mingid väiksed dekoratsioonid on, aga mitte nagu over the top midagi. Aga sellest ma mõtlesin, et kui ma siin nagu üksinda olen nii päris enamus ajast, siis võiks ju ikkagi midagi dekoreerida. Ja emme oli mulle kinkinud ka, andasid munadepüha teemalisi asju, nii et ma nüüd vaikselt hakkan selleks valmistuma. Ja kuna täna on ilus päikseline ilm ka, siis tundub nagu õige aeg. Sest et tegelikult see kott on mul seisnud nagu mingi nädal aega siin.
aga lihtsalt oligi see, et kuna kuidagi oli selline sombune ilm, lumi oli veel maas, siis ma kuidagi ei tundnud, et ma tahaks hakata nagu valmistuma selleks pühaks. Aga kuna täna on lumi juba peaaegu ära sulanud, päike paistab, ma ei tea, linnukeste siristamine on veel puudu, aga põhimõtteliselt täielik kevad on käes, siis teeme selle hauli. Igatahes sellised muffini, kõik asjad on Pepcost ka, sellised muffini vormid ja need asjad, mis sa sinna sisse saad toppida. Siis, kusjuures mul said just küünad otsa, nagu kõik küünad. Ma eile põletasin mingit jõuluteemalist küünat veel, sest ta oli natuke järgis, ma ei tahtnud ära visata niisama. Aga siis perfektne. Saingi endale 2 sellist väikest küünat, väga kevadised, peach. See on mõnus, ta meenutab mulle nagu neid Haribo virsikukomme veits. 2 jänkud, sellised nunnud. Üks istub ja teine seisab, või on jalgadel taga käppadel. See kui vist ei ole nüüd nagu mingi teemasse otseselt, aga ikkagi kuldsed pisikesed lusikad. Viimasena sellised nagu munakoore imitatsiooniga kausikest 2. Apelsin üksteisest kinni nüüd. Sellised kuldse äärega ka. Nagu seda seest on rohkem näha minu vastu kuldset äärt. Selline see mini lihavõtete haul oligi. Mul praegu rohkem teil midagi näidata ei ole. Ja ma hakkangi nüüd siis hommikusööki tegema. Let's go. Kell on saanud nüüd 5 läbi. 5.12 on praegu. Ma olen alates kella 11.30 monteerinud videoid. Ja ma sain just nagu ma tegin selle aja jooksul 2 videot ära, mis on tegelikult nagu päris arvestada summa. Arvestades, et mul nagu oleks 5 tundi nende asjade peale. Et jah, selles mõttes nagu ma võin rahule jääda. Ma pidin nad niikuinii ära tegema. Nii et selles osas on nagu hästi, et ma saan nüüd terve nädala keskendudagi siis nagu Kaartestile ja Goldtime'ile ja Probarile. Aga mu aju on praegu nagu nii puntras omadega väsinud kuidagi sassis, et ma lähen jalutama, kuigi ilmõuas on nagu tund päris rõve, et ta nagu vihma sajab ja lund sajab samal ajal. Ja ma ei tea, veider kuidagi. Aga ma tunnen, et mul on vaja värsket õhku ajule ja ma olen telefonis nii palju nagu passinud ja monteerinud praegu, et tahaks mingit vaheldust. Kusjuures, kui ma sain korraks lõunasööki, siis ma panin Bridgetoni käima. Aga ma ei saanud keskenduda, sest ma pidin hakkama kohe nagu videot monteerima, aga see uus season tundub nagu päris okei, kuigi see esimene osa juba oli see, et ma ei tea, kuidagi väga kiirelt läksid need asjad. Aga ma ei jõudnud siit tervet esimest episoodi ära vaata, nii et ma võib-olla õhtul jätkam, kui mul aega on. Jalutamas ära. Väga mõnus oli. Ja nüüd mul tuli, kuna täna hakkas Kaartestis orhideede kampaania, siis mul tuli üks kindel nagu videoidee selle kampaaniaga. Ja ma pean, ma ei saa seda muud moodi teha, kui ma pean praegu filmi minema. Nii et mul on pool tundi aega, et minna Kaartestisse see asi ära filmida, sest see pannakse kinni muidu. Aga ma lihtsalt ei tahtnud teda nagu tegemata jätta, sest ta oli minu omast nagu hea idee ja sobis selle kampaaniaga hästi. Nii et jookseme nüüd Kaartestisse või sõidame. Ma lõpetasin reaalselt 19.00. Aga ma sain selles mõttes tehtud ja ma saan selle nüüd kohe üles panna. Ja mõtlesin, ma käin kiirelt poes ära, ma pean Roosile kassiliiva ostma ja midagi õhtusöögiks tahaks ka, nii et lähme nüüd Rimisse. Kui ma siia lõunakti juurde sõitsin, siis ma vastasin, meil on ju Lidl ka siin samas ja ma pole Lidlis, ma ei tea kui kaua käinud, nii et mõtlesin, et miks mitte. Vaatame, mis me siit head leiame. Aga praegu mul pole nagu õrna aimu, mida täna õhtul siia teha. Ja siis ma surfasin Johandra neid reels, sest tal on alati nii ägedad mingid toidud ja igasugused retseptid. Ja siis ma mõtlesin, ma teeks endale mingi kartuli pudru sentega ja midagi sellist. Mõtlesin, et kuna mul on šampinjonid kodus, siis ma kasutaks need ära. Ehk siis ma teen mingi kartuli pudru šampinjoni kastmega. Mingi liha tahaks ka või kõrval, aga vaatame, mis ma siit saan. Ma teen teile toiduku hauli, mis ma sain. Mul läks reaalselt kõik nädased kogu 16 eurot. Ma olin natuke hämmingus, et nagu 16 eurost nii palju asju saab, sest et tavaliselt, ma ei käi nagu Lidlis eriti palju ja minu meelest nagu, kui ma sama kokkuse asju ostan teistes kohtades, siis mul on tavaliselt nagu 2 korda rohkem.
Nii et see oli selline positiivne üllatus. Ja ma ei tea, ma näitan teile igatahes, mis mulle nagu jällegi sellise üllatusmomendi pakkus, oli see, et Lidlis müüakse reaalselt nagu neid maitserohelisi niimoodi pakis ja see üks pakk on nagu mingi jala 79 senti äkki oli. Siis mingi jäätis, ega seal väga palju valikut ei olnud nagu üksikute jäätiste nii-öelda osas, aga see tundus täitsa okei. Ja ma pole ammu mingit jäätist söönud, nii et ma kuidagi väga isutas selle järgi. Siis cottage cheese, no kodujuust lahja. Pole proovinud, proovime ära. Vahukoor. Ja brokkoli oli seal äkki mingi 1,19 senti. Nagu terve see brokkoli. Ma olin väga õnnelik selle üle, sest et no maitseme, kuidas maitseb. Või tähendab, proovime, kuidas maitseb, aga hinna poolest ma pole vist sellist nii hea hinnaga brokkolit näinud varem. Riivijuust. Siis, kuna Roosilt sai kassiliiva otsa, siis ma võtsin ka kassiliiva. 2 kohukest, üks on mingi vaarika, oma teine on see Kaarumsi karamelli kohuke. Kanafilee hakkliha. Et teha mingid liha palju kotletti, ma veel mõtlen. Siis kurk. Ja üks Monster, ma tean, et nagu kui Silverist ta teab, mis ma praegu Monsterit on, siis ta naeraks teada mingi. On ju hea, temale meeldib nagu Monster rohkem kui Red Bull, aga mulle meeldib Red Bull rohkem kui Monster. Aga kuna see oli reast, Monster oli 99 senti, siis ma olin nagu mingi okei. Ma oleks loll, kui ma ei võtaks nii hinnaga seda. Aga need on kõik. Rohkem asju ei võtnud. Ja ma praegu vaatasin, ma tegelikult tegin lõunalühe söögi, siis ma võibolla täna õhtuks söön hoopis seda lõunasööki, teen soojaks. Panen lihtsalt mingi lihaolluse kõrvale. Ja ma ennem, kui ma üldse mingit sööki tegema hakkan, ma panen endal kaartesti töö ja paar asja veel ülesse. Ja mõnele meilile vastan, et siis saab nagu rahulikult õhtale minna. Ja ma tahan Bridgetoni edasi vaadata. See on mul selline pleasure. Sest ma tegelikult eriline mingi seriaali fänn ei ole, aga minu meelest Bridget on nagu reast selline seriaal, mida ma nii-öelda huviga vaatan. Nii et ma hakkan nüüd, teen nüüd kirjutama töösed ära ja siis ma hakkame sööma ja Bridgetoni vaatama. Kus sa jooksed? Nii ruttu jooksed. Sul lasteaias läks? Mina pean ka jooksma või? Me jookseme siis koos. Kuidas sul lasteaias läks? Võtsin jätta lasteaias peale. Tšau. Me lähme nüüd Veespa paari klippi filmima. Enne me käime poes ära, on ju. Anna käitu. Let's go. Me saime nüüd jättega filmitud. Me lähme lifti praegu. Tead oli tšau või? Okei. Igatahes tal on tegelikult tuneaeg, nii et ta võiks selline mossa mul praegu ja Lidliseb tahab ainult oma silmamuna, on ju. Aga autos saab ta. Igatahes ta oli väga tubli. Saime endale kõik need klipid filmitud, mis vaja oli. Ära nii lähedale mine. Ära nii lähedale mine, võib haiged saada. Ja nüüd ma viin ta koju siis. Ta sai lasteaias sellise popi pooliku päeva. Niimoodi. Käis siis ujumas ja. Tagasi kodus. Kell on, kell saab kohe 3 ja mõtlesin, ma teeks endale lõunasöögi. Ja lõunasöögiks ma täna teen kotlette koos šampinjoni ja ma arvan, et makaronidega, kui ma veel vaatan, kas ma viitsin kartuliputru teha või mitte. Aga tas kotletit teen ära, siis mul on see poolik sibul, mis jääb kasutamist ja ainult üks muna alles. Ja need šampinjonid ka jäid eelmisest korrast alles, nii et ma mõtlesin, et ma kasutan ära, et nad raisku ei läheks. Ja siis ma peaks minema veel täna Goldtime'i ühte asja filmima. Me saime selle Veespa asja praegu tehtud, aga ma olen praegu nii väsinud. Et mõtled küll, et ainult mõned klipid vaja ära filmida ja ei ole midagi hullu, aga siis nagu sa reaalselt hakkad filmima. Ja see kogu asi võtab ikka, ei Roosi, palun. See asi võtab ikka nagu mingi 2 tundi, et ei ole midagi nii lihtsalt. Anyway, veidikene tööjuttu teile. Ma nüüd hakkan tegema kotlette.
pastaga kõrvale, šampinjonide ja lisasin aatube ka, sest ma armastan lihtsalt aatube. Nii et mu manch on valmis. Mul helistas just kuller ja ütles, et mu valijapakk on all. Nii et lähme toome selle nüüd ära. Pakile järgi minemise outfit. Top. Lähme Gold Time'i filmima. Ma pärast õhtul näitan teile, mis seal valijapakis oli. Ma ei jõudnudki teile rääkisin küll, et lähen vastu, aga igatahes väga-väga tore üllatus oli. Aga nüüd tööle ja siis trenniga. Käisin just Gold Time'is ära, sain endale selle video filmitud. Ma tahtsin küll tegelikult rohkem filmida ja nagu paar videot ette, pluss on naistepäeva kingideed, aga ma arvan, et mul tuleb homme siis nagu full filmimise päev nii Kardestis kui ka Gold Time'is, sest neljapäeval me lähme üritusele Tallinnasse. Oh yeah! Ja praegu ma lähen nüüd trenni, ma ei saanudki rohkem filmida, sest mul hakkab trenni, ma ei tahtnud hiljaks jääda, nii et praegu nüüd lähme alle kokki, siis on trenn 2 tundi ja siis koju ja hakkame mõtlema homset. Aga so far so good. Vähemalt ma sain selle nagu video, mis ma praegu käisin filmimas, sain nagu nii hästi tehtud, ma olen ise rahul. Nii et jah, aga ma nüüd seda sõidan. Olen meile kodus. Ma teen praegu endale siin enda sööki soojaks. Spagette, oi. Ma tegin endale üle pika ja kohvi, jääkohvi. See on ainuke kohv, mida ma joon. Mulle eriti nagu magu, või tähendab soe kohv, mulle eriti ei maitse. Nii et mõned ma tean ütlevad, et see ei ole õige kohv, kui seal on hästi palju mingid siirupid ja asju, aga that's how I like it. Nii et teeme testi. Oi, kui kange see on. See vajab kindlasti mingit magustajat juurde. Õues on imeline ilm ja mul hakkab tunni aja pärast body balance, mida saaks elult veel tahta. Ma praegu kiirelt kukin endale oma hommikusöögi, sest et muidu ma ei taha tühja kõhuga trenni minna ja ma tahaks nagu täna midagi sellist, mis reaalselt nagu toidab hommikusöögiks ja mul kuidagi isutus täna soolase järgi. Ja kuna mul on eilsest veel need kotletid alles, mul oli kapis, oli poolik bataat ja mul on brokkolit, siis ma mõtlesin, et mis oleks veel parem hommikusöök kui kotletid ja siis bataadi nii-öelda kartulisektorid ja brokkoli. Nii et ma kiirelt üritan selle valmis teha. Kui te nägite, siis ma hommikul veits koristasin. Mul muidu oli plaan, et ma täna lähen filmima Kardestisse ja Gold Time'i, aga kuna mul on need täna esmaspäev ja nii-öelda teisipäev, siis eilne oli päris intensiivsed ja ma reaalselt tegingi nagu, kui ma silmatahti tegin, ma tegin tööd nagu hommikust õhtuni ja eil õhtul veel tegelikult ka mingi ühe paiku öösel saatsin ühe video kinnitamiseks, et kuna mul on päris intensiivsed päevad olnud ja ma tunnen, et ma tahaks väikest puhkust, siis ma teen homme neid asju ja ma arvan, et see ongi nagu inimesed tihtipeale küsivad, kuidas mul nii hea nii-öelda suhe iseendaga on ja vaimne tervis, aga ma arvan, et see on see, et ma lasen endal puhata, kui ma tahan puhata ja ma suudan ennast kokku võtta, kui ma pean seda tegema. Kui tugev see bataat on. Ma üritan täna koristada, sest et Rosil on praegu mingi zoomis, sest et ma nii-öelda olen koristanud, aga ma tahaks teha seda nagu kevad suur puhastust, et ma teen kapid korda, ma teen sellist, et siis mul on endal ka nagu hea uut hooaega vastu võtta. Mis on, Rosi? Keegi muidu küsis, et kuidas ma oma bataatfrikat nii nagu crunchiks saan. Ma nägin seda häkki TikTokis, et kõigepealt sa pead neid natukene leotama selles külmas vees ja siis ma näitan teile kohe.
ma panen natukene õli ja siis ma panen kartulitärklist, aga mitte liiga palju, sest alguses ma tegin seda viga, ma panin seda kartulitärklist nagu liiga palju ja siis ta oli lihtsalt nagu jahune ja see oli rõve, aga kui sa paned natukene, siis ta teeb selliseks mõnusaks crunchiks. Ja maitsest on soolapipraga ka. No vaadake teda. Rosi, mida sa teed? Mu hommikusööks sai valmis, nii et ma nüüd kiirelt söön ära ja siis pean minema juba. Käe ja jala alla, võista üle koos üles. Sügavalt välja. Keha tõsta ja pöörab keha. Ühele poole ja teisele poole. Poidi peal on siis käidud, solis käidud, jõudsime Elvasse. Lähme vaatame emme uusi jänkse. Neil pidid just silmad peavad olema juba. Oi, tere kõik see pere. Tere kõik see pere. Oi, siin haiseb. Ta on oma kohta vahetanud. Jaa, ta võttis teise kana maha. Vaata, kes seal on. Aga no. Talt päiva. Magamistu aken. Siin siin teha before and after 2 aasta pärast. Aasta. Robin nüüd juba läheb sinna, on ju? Väga kaunis vaade metsale. Ilmselt isse mu ringlaidi siia toonud. Me tulime nüüd Elva Grillisse lõunale. Siin sellise troopika mokteili. Emmel on Virgo mango. Me pole siin ammu rääkinud. Viimati vist oli Elvas äkki või? Jah. Igatahes ma läksin vahepeal koju. Mul oli kõht nagu mega täis, tuli uni, siis magasin enne trenni, läksin trenni. Nüüd tulin trennist tagasi või mitte nüüd juba mõnda aega tagasi. Aga siis ma otsustasin, et ma käin poes ära, nii et ma käisin nüüd Prismas ja ostsin natukene süüa. Pigem mingi puuvilju ja mingit sellist asja. Ja piima ja nagu ma tegin nagu mitte päris nädalas shoppingu, aga mõneks päevaks nüüd ennem kui Silver tuleb. Nii et mul on olemas nagu asjad. Praegu hakkan oma Arctic spordijooki jooma. See maasika on väga hea. Nii et jah. Ja sõidame nüüd koju. Ma hakkan kohe süüa tegema endale ja pealtnägijad vaatama. Aga ma käisin Prismas ja ma nägin, et seal olid need uued nokod. Ma olen seda mis Blast on, Raspberry Blast äkki, see teine maitse, uus maitse. Seda ma proovisin nüüd üks päev, see oli nagu mega hea, absoluutselt nagu top 1 noko. Ma ei ole varem nagu, see oli lihtsalt nagu mega hea. Aga ma ei olnud proovinud seda The Berries oma, nii et mõtlesin, et teeks koos taste testi, sest et see eelmine oli tõesti nagu üllatavalt yummy. Ja mul on sellele ka need kõrged ootused. Hästi nagu marjane maitse. Selline, isegi ei oska öelda, maasikat nagu tunda veits. What? Ma ei arvanud üldse, et see maitseb nagu niimoodi. On hea. Ma ei saa aru mingi maitse, nagu, ma ei tea, kas see on rabarber või mingi maitse nagu, või on maasikasse. Mis hästi kuidagi on selline mõnusa järelmaitsega. Ta on hästi värskendav, ta on nagu suvine. Ta maitseb nagu, ma ei tea, kas ta, saate aru, mida ma mõtlen. Kunagi müüdi neid siirupi neid nagu sellistes pudelites. Ja siis sa panid seda siirupit ja siis sa panid nagu mingit ala mullivett ja siis tuli sama maitse põhimõtteliselt. Ja just see vaarika siirup minu meelest. Võib-olla see ongi mingi vaarika maitseline, samas see teine on ju. Nii et jah. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks mingi hommikusöögi vlogger, sest et iga kord nägin oma hommikusöögi, aga see on mul tänane. Mõela. Tegin meigi valmis, käisin pesus juba, sest et meil teeb täna tihe päev. Ja väga selline tegus. Ja ma tahtsin nagu pikajaliselt hommikul kohe kiirelt ära teha, et kõik sujuks. Mis ma enda jaoks avastasin, oli see, et nüüd hiljuti. Ma küll teadsin seda varem, et nagu nii-öelda soolane hommikusöök on tegelikult nagu väga hea sinule, aga ma ei teadnud, et
see nagu vahe nii suur on. Ma olen täiega magusasõber, nagu ma armastan magusaid asju. Kui mul oleks võimalik, siis oleks 24/7 magusat. Tegin endaga sellist testi, et ma nagu olen proovinud just eilse põhjal body balance'is niimoodi, et kui ma olen magus hommikusöök, siis mul ei tule nii hästi välja. Mul on nagu energia veid selline veider. Kui ma saan soolast, mul on tasakaal parem, kõik sellised ka. Ja siis nüüd ma üritan former sweet girl'ina süüa vähemalt nagu midagigi soolast ja sellist toiteväärtuslikku hommikusööks. Mul aju oli korraks siises, et mul oleks veresuhkur enam-vähem suhteliselt stabiilne. Ma olen ennast nüüd harjutama ja siis siin on kõrvale klaaset matcha ja mul eile jäi natukene nokod ka alles, nii et sööme joome need ka ära. Ma panen nüüd endal plaanikese paika, mis ma kardestis tegema hakkan täna ja siis me peamegi varsti sõitma hakkama. Ütle tere. Kole. Rosi. Tegin enda Sharkiga praegu lokikesed. Vaadake, kui ilusad nad tulid. Ja paneme nüüd riidesse. Olen nüüd valmis saanud. Lähme nüüd kardestisse. Meil on selline 2 tunnikest ilusti aega. Kui ma natuke rohkem, siis ma arvan, et ma saan natuke näpistada. Väga mõina. Uues on nii ilus ilm, nagu päike paistab, ülikena, nagu täielik kevad. Nagu veits mai tunne on. Ja that's how I like it, sest et ma armastan kevadet. We're done. Ma olin vist äkki mingi 3-4 tundi siin. Aga vähemalt ma sain tehtud kõigile 3 sotsiaalmeediakontole. Ja ma olen väga rahul. Nii et nüüd lähme koju ruttu. Panin ennast kiiruga riidesse. Lähme nüüd auto peale ja siis kimame Tallinnas soppi. Mu soeng läheb sassi. Me oleme nüüd siia Tuglas üritusele jõudnud Embega. Kuidas esmased muljed on? Mulle väga meeldib. See on nii naiselik energia. Ja imelist brändi. Võitsus Anastasia selle Grand Prize'i. Kas on see seerum või see on see ilma foundationita? Kuidas tundub? Väga hästi mändub. Oleme siin kokku oma lillekimbud võikutina. Võikutina. Ma olen tagasi koju jõudnud. Ei jõudnudki nii hilja, kui me arvasime, kell on 11:30 praegu. Nii et täitsa okei ajal. Saime koju, aga ma tahan teile teha ühe mega suure hauli. Alustame siis, see on väike kott veel. Uskuge mind, siin on suurem. Aga oligi siis selline, et nagu te nägite, seal olid erinevad väiksed boksikesed, kus saidki siis tutvuda erinevate brändidega, mida Tuglas müüb. Ja siis said mõne pisikese kingituse sealt kaasa. Tihtipeale olidki mingid loosirattad või asjad, et said ise nii-öelda loosida. Ja mis mulle veel meeldis, oli see, et päris mitmes kohas nagu küsiti ka, et kas sa päriselt tahaks seda toodet või sa tahaks midagi muud. Ehk siis, kui sul võib-olla midagi oli olemas juba varasemalt sellest nagu sellelt brändilt, siis sa said öelda, et mul on juba see olemas, tahaks midagi muud. Et ei oleks seda, et või kui sa üldse ei tahtnud, on ju. Et jaa, aga alustame siis sellest, ma ei tea, kuidas Lalga omalt brändilt, ma ei taha liiga palju jäppima hakata, aga lihtsalt ma pean mainima seda. Oli sellelt brändilt, Rebecca kinkis mulle mingi texture spray ja see oli nii hea, see oli hea lõhnaga ja see päriselt toimis ka niimoodi, et Silver võttis selle üks hetk endale lihtsalt, sest talle ka nii väga meeldis see ja ma olin väga positiivselt üllatunud, kui ma nägin seda sama brändi seal üritusel. Panin meile igasuguseid mingeid sampleid asju kaasa, mida testida ja katsetada. 3 sellises, kas ta on travel size'is just? Ja 50 millilitrit toodet. See on siis juuksemask, šampoon, moisturizing spray, ehk siis niisutu spray. Seda ma kohe kindlasti hakkan kasutama, sest ma vahepeal tunnen, et ma tahaks võib-olla mingit ekstra niisutust enda juustele. Mul on tegelikult seda läbi segamini, sest et ma autos üritasime emmega nagu, meil oli nii palju neid kotte seal, et me üritasime lihtsalt kuidagi komplekteerida neid. Siin loosiga endale sellise ärisunduši. Dr. Yard Plus. Isa helistas vahepeal, aga et see pidi olema väga pop bränd just Koreas ja sain sellise näomaski. Pidi poore ahendama
Igasugused näomaskid, I'm here for it, ma nii armastan neid. Et mul külmkapis ka paar tükki ootavad oma korda, nii et ma saan nüüd lisada selle hulka ka blush. Ma isegi ei teadnud, me sealt saime midagi. Ta näeb nii ilus välja. Siis Anastasialt. Anastasialt tuli sellises armsas kotikeses 2 toodet. Ja selline Crystal Lip Gloss. Näitan teile. Ma isegi ei teadnud, Anastasia nagu huuletooteid teeb. Võib-olla ma olin maal elanud, aga nagu tõesti üllatas. Ja siis me saime Anastasia selle minipaleti. Liik ja kaunis disain. Ja voilà. Anastasialt tõmbasin siis loosiga veel kulmuseerumi. Võt sellise. Väga huvitav aplikaator. Macilt sain sellise mati huulepulga. Selline punane. Clarence'ilt saime sellise Clarence'i koti, kus olid erinevad ilutooted. Testrikesed. Siis see oli minu mõelest öökreem, päevakreem. Double serum, mis neil on kas siis uus või mis nad tutvustasid seal üritusel. Eyelift, ehk siis silmaseerum ja minu lemmik. Ma olen seda kasutanud varem. Clarence'i Lip Oil. Esiteks vaadake, kui ilus toon see on. See lõhnab mega hästi ja ta jätab nii ilusat, nagu selline mesine mõnus lõhn. Ja ta huulte peal on väga selline kena jääb, et naturaalne, samas veits glowy, niisutab. Üritusel sai siis teha ise lillekimbu ja niimoodi, et sa valisid siis nii-öelda endale vist 13 võit välja ja nad nii-öelda floristid siis seadsid sulle seal ilust, et oleks nii-öelda volüümi ja selline näeks kaunis välja. Ma ütlesin, kui tuleb suurem kotikene on ju. Ja ma tean, see on see Maison Margiela kotikene. Nad seal üritusel tutvustasid seda uut lõhna Afternoon Delight ja see oli mega hea. See oli Pariisist inspireeritud nendest küpsistest, mis me saime seal proovida. Need olid imemaitsvad. Nagu, ma ei tea, kus need küpsisid saada. Ma ei ole varem neid näinud, aga need olid tõesti nagu viisid keele alla. Siis me saime minilõhna sellest ja ma reaalselt, kui mul see otsa saab, ja ma tahan seda nagu suurt pudelit osta, sest see on tõesti super. Lazy Sunday Morning, kas see on siis body lotion? Sol de Janeiro. Siin kotikeses. Väga toredad asjad. See 62. Mul on see spray olnud mega hea lõhnaga. Mulle täiega meeldib, see on see salted caramel. Ja siis see 59. Mul küll pole seda spray'd olnud, aga mul on sama lõhnaga olnud see minu mõelest see suurem versioon ja see oli imehea. Kuulus Pum Bum Cream mini ja see Body Butter. Mingi testrikega. Ma tahan nuusutada seda Cosmicut, sest et nagu ma just nägin üks päev, et Kylie Jenneril tuli välja, see on nagu Intenses ja mul on see tavaline Cosmic olemas, see hõbedane. Nii et tahaks teada, milline siis see on. See Cosmic on mul täpselt, ma nagu tahan ta trennis kanda, aga mul peab hästi nagu see õige muud olema selle lõhna jaoks. Ma päris iga päev ei taha teda. Issand, kui suur see pudel on. See on nagu palju parem minu mõelest. See on saipakikene. Siin olid silmapadjad. Nagu yes please. Silmapadjad ja siis seerumikene. Ootake, kissi tuli. Jätkame Sensai sellega. Siin siis oli veel 2 sellist komplektikest ka. Douglas enda Homespa Body Shower Foam. Mingi selline lõhn ka, mis me saime proovida selle üritusel. Päris selline mõnus Mariana oli. Seda tahtsin emme täiegast, et ta sai seda proovida selle üritusel. Bobbi Browni Face Base, ehk siis sa paned selle endal meigi alla ja nagu põhi jääb sellisem ühtlasem, siledam, loomulikum. Ja seal on nagu mega hea lõhn. Ma tahaks, et te nagu nuusutaksite seda. Seal on kreibi lõhn, aga nagu hästi hea. Bobbi Browni Blushing Lip Oil. Sätendab cool. Väga suur üllatus. Siin pakis oli reaalselt nagu foundation. Kehakreem ja dušikeel. Veel üks mask. Yes. Black Honey, see huule balsam. Mul on see Nude Honey. Ei olegi, see on
huulepliiats. Veel üks punane Maci huulepulk. Aga see on nagu veits teine, see on nagu panna huultele ja põskedele. Veel üks Bobbi Browni toode. Lip Tinted Balm. See on punane toon, aga minu meelest ta ei jäänud nagu üldse nii intensiivne. Nii huulepalsami siis võtmehoidja. Cleanser. Seda toodet ma tahan väga. Ma arvan, ma juba täna tahan proovida. See on siis Milk Skin Toner. Kõlab hästi. Ma ei tea, millega ma selle ära teeninud olen, aga ma olen väga õnnelik. Nii et ma pakin need asjad kokku ja siis homme juba ongi reede, nii et me lähme varakult tuttu. Ja homme peame reaalselt koristama, sest et sellest koristamist, mis meile tahtsin teha, sellest ei saanud mingit tauku. Ja kodu on ikka must. Nii et, ja Silver tuleb homme, nii et jah, ma ei taha, et nagu sellisesse... No, see ei ole nagu nii hullus seisus, aga ma ikkagi tahaks teha mingi kevadse suurpuhastuse. Ja lihtsalt endal on ka toredam ju tulla koju, kui on kõik fresh ja puhas. Uus päev, uus hommikusöök. Ma praegu tegin endale sellise kerge, sest et mul ei ole eriti kõht tühja, ma tahaks kõndima minna ja ma ei tahtnud nagu väga kõhtu täis süüa, siis mul tahab uni. Nüüd praegu panin brokoli, kodujuust ja maasikad. Tere pärastlõunat. Ma käisin ennem jalutamas, te nägite vist. Nüüd ma käisin Kardestis, võtsin lilled ja nüüd me lähme Kardesti poolt. Jagame linna peal naistele naistepäeva puhul lilli. Cool. Mul on täna nagu best day ever. Tegin just Goldtime'i töö ära. Käisin natuke poodides, lähen Hemtexis, võtsin endale pruuni suhkrupoobart ja siis ma tegin endale mini naistepäeva kingituse, ühed markerid ja joonistusblokk. Ja pärast, nagu ideaalne päev. Tegin just Insta-rahvale ka siin selle hauli nendest tootest. Ja ma näitan teile, siin on minu need uued markerid. Ja see joonistusblokk on siin all kuskil. Ja seal on roosi, vaatub ka hauli. Me pole täna eriti palju rääkinud, aga igatahes on nüüd õhtu käes. Ja ma siin olen värvinud oma raamatukest. Esimese lehe sai valmis, praegu ma olen selle juures. Väga fun on. Ja see on Ben & Jerry't. Silver läks praegu trenni. Mu About You pakikega jõudis ja siis ma tellisin sealt endale sellise öökleedikese. See oli tegelikult selle tagamõttega, et mu 2 kuu pärast sünnipäev ja ma tahtsin lihtsalt, et mu nagu sünnipäeva hommiku pildil oleks siis mingi nagu outfit, nunnu. Ja kuna mul on selline tunne, et ma olen kõik oma pidžaamasid ja asju nagu mingi 10 000 korda juba kandnud ja tead, ma mõtlesin, et ma teen endale sellise pisikese kingituse veel. Mul on silmas midagi. Nüüd esimest korda seda Nocco Electrolyte'i, lemon lime oma. Mis mu muljed sellest on? Ma kusjuures arvasin, et ta on rohkem nagu hapukam ja happelisem, aga tal on kuidagi selline... Ta veits meenutab mulle vitamiin Velli, millel on mullid sees. See lemon lime mulle nagu meeldib. Ja ta veits meenutab mulle seda spordijooki, seda Arctic spordijooki lihtsalt mulliga. Et jah. Ma oleks talle selline tugev 7,50. Nagu kui mul isutab selle järgi, siis ma kindlasti ostaksin seda uuesti, aga ta ei ole mul nagu lemmik. Ma nüüd mõtlen, kas ma teen teile haul, mis ma täna ostsin. Linnas, kuna täna oli Kaubama ilumaailmas Lancôme'i kliendipäev, siis ma mõtlesin, et neil oli just välja see La Vie Espel vanillnuud, või see oli 3 erinevat lõhna, mina valisin vanillnuud, Hair and Body Misti ja see lõhn on nii hea. Ta on hästi kerge, jäta kuidagi stikiks või sellist rõvet tunnet. Nii ja, nagu ongi see, et sa läheksid trenni, paned selle peale või tuleb trennis, paned. Nagu te nägite, ostsin need markerid ja siis selle värviraamatu ja oligi ainult Hemtex veel, kus ma käisin. Hemtex olid jälle pakkumised head. Ma olen see püsiklient, mul tuleb kogu meili peale, mis seal kõik head on. Ma ostin voodipesud 2. Seal oligi see, et osta 1 ja saad teised osuta. Nagu why not, ma peaksin mitte teist siis võtma, kui ma ühte juba tahtsin osta. Ja kuna munadepühad on nüüd aprilli alguses tulemas, siis padi. Mul tegelikult see samasugune padi oli olemas, kui ma veel kodus elasin. Aga meil kolimise käigus ma ei tea, kuhu see kadus, nii et ma ostsin täpselt samasuguse uue nüüd.
Viimasena, nende üle ma olen kõige õnnelikum, et küünal ja siis küünlajalg. Aga vaadake, kui nunnud. About You asju ka, sest ma tegelikult ei ole ise vaatanud veel neid. See on särk, mille ma tellisin Jetele. Ta veits tundub suur kuidagi, nii et ma loodan, et see läheb talle selge ikkagi. Või noh, et ei ole liiga suur talle. Ma ise ostsin endale, võtsin selle Studio Selecti ühe valge särki. Praegu vist suht selline trendikas särk, et su nii-öelda pihaosast on ta ümber ja siis ülevalt on ta nagu lopakas. Seda ma natuke kardan, sest et ma ei teadnud, mis suurust võttest. Seal oli kirjas, et nagu see on laia lõikega, samas kui laia. Nagu kas ta on natukene oversize või ta ei ole üldse oversize. Ma tegelikult tundub päris äge. Oota, ma proovin selga kiirelt. Ei teagi, ta peabki selline olema. Ma ei kujuta üldse ette. No ma vaatan pärast terve outfitiga. Ma olen enda jaoks avastanud uue firma, milleks on Vero Moda. Väga tore firma. Tõesti nagu, et seal on nagu selles mõttes igale maitsele midagi. On hästi selliseid basic'uid, kontoririidega asju, siis samas mul ühed Bambi mustri püksid, mis ma sain sealt, või siis kas või need. Nagu, how cool! Üliäge! Viimane asi, milleks on vansid. Mul pole nüüd aastaid vanse olnud, kunagi oli neid päris palju isegi. Siis mul oli ka mingi skater girl era, aga nüüd mul pole päris pikalt olnud, nii et ma lähen teen selle lahti. Vans on täpselt selline kets, et tegelikult nagu suht igapäevaseks kandmiseks sobib praktiliselt nagu enamus asjadega. Võib-olla mitte piduliku mingi kleidiga mitte, aga tavalist outfitega. Ma võtsin platvormid. Ma pean proovima nüüd, kuidas see suurus on, sest et see oli kõige väiksem, mis seal oli, 36,5. Ma vist oleks eelistanud isegi 36, aga noh, samas ma ei tea, kuidas nad istuvad, ma ei mäleta. Kas nad olid nagu suurusel... Kuule, nice, super! Ma olen õnnelik praegu. Ma väga kartsin, et nad on liiga suured. Noh, tore. Igatahes ma panen nüüd need asjad ära ka ja siis joonistame edasi. Käiskis mul ennem jalanud ära võtta jalas, nii et ma ütlesin teile, et ta paneb tagasi. Siis ta tahtis, ma talle valiksin riided poe jaoks. Ja ma ei saagi Lidlisse minna. Sa ju ei jõua. Ei jõua Lidlisse. Nagu Tulime nüüd tulla pitsasse. Sa võtad pitsat või? Mina võtsin Fiesta, Silver võttis endale mingi trühvli asja. Ennem käisime Prismas, ma sain uue Noko, mingi passina maitselise. Nüüd siis me vist lähme Robini, mitte vist, aga noh, me võtame Robiniga üle jõe peale. Ta on seal Atlantises mingil klišeeriku ja Maxi peol. Nendel oli küll selline tunne, et reede õhtul linnas. Ma oleks nagu mingi hull gangster siin. Nagu me ei käi muidu üldse väga mingi pidudel või ma ei tea, reede õhtuti väljas ju. Ei käi ju. Aga selline huvitav tunne oli. Saime oma pitsad. Kõigest peale poolt tundi ootamist. Aga parem oleks, et nad hästi maitsevad. Ja kaste oleks seekord peal. jah, 2026. As soon as he touches the ball,